et no nüüd me võiksime ühe lapse saada ja siis kui ma läksin esimest korda ultrahelisse, siis nad lugesid ikka. Kui me on vahet, kust poolt lugesid, ikka oli 3 tükki, eks ole. Ma olen nagu alati teinud selle otsusse, et kui mul on mingi pakkumine lauale tulnud, et ma tegelikult, ainuke asi, mida ma arvan, ma oskan teha, on juhtida inimesi, aga valdkonnapõhiselt, et ma olen nagu alati võtnud seda kui väljakutset, okei, ma lähen ja õpin. Me tuleme ju vaata sellest ajast, kui mindi tööle ja oldi 30 aastat ühes firmas ja siis saadeti pensionile ja noh, minu esimene töökoht oli Eesti Raadios. Ma lihtsalt läksin niimoodi, et see oli 18, ma olin, eks ole, peale keskkooli, läksin uksest sisse, kaadriosakond ja ütlesin, ma tahan teile tööle tulla. Ja nad täitsidki mulle kohe töö. Ma sain väga kiiresti aru, et ma pean minema õppima. Ja vaata, need on meil kõigil väga unikaalsed. Minu kogemused, minu teadmised, minu oskused. Plus veel see, mida ma võib-olla olen õppinud juurde. Aga küsimus on selles, kuidas sellest teha endale sisse tuleb. Praeguses Mastermindis üks väga äge naisterahvas. Tal ei olnud veel ettevõtlust üldse. Tähtsa, et tal on nagu plaanid, mida ta teha tahab, aga mis on äge, tal on kliendid. Tal on nagu kliendid ja need kliendid või see, kuidas millise julgusega ja sellega ta nagu läheb asju tegema. Ja ta ütlebki, et see on puhtalt sellepärast, et mul on see grupp. Jah, vaatame, kas tuleb sama jutt, eks ole. Vaatame, kas tuleb sama jutt. Tere tulemast podcasti Julgus valida muutust, vaataja ja kuulaja. Sa oled kuulamas 42. episoodi Salvestava Holistika Instituudist täna ja minu kõrval istub siin Margit, tere. Kellega me... Tere Liisi, mul on hea meel siin olla. Tere. Ja me kohe hakkame Margitiga jutustama, aga miks ma siin naeran on see, et me just rääkisime 7 minutit ja jube äge algus tuli. Ja siis ma vaatan, et arvuti peal on üks nupp on täitsa vale värvi, et jah, ja see ei salvestanud. Et ma otsustasin, et me hakkame otsast pihta. Väga hea. Ja siis me Liisiga veel arutasime, kas tuleb nüüd täpselt sama jutt või ei tule täpselt sama jutt, et võib-olla tuleb mingi uus jutt hoopis. Kohe kindlasti tuleb mingi teises varjundis jutt, aga ma kindlasti võtan selle teema uuesti lauale, mis me siin rääkisime, et vaatan, mismoodi sa särad siin selles imeilusas roosas ja seda meie kliimas ja siin talvel ja sügisel eriti nii poodides, kui tegelikult ka tänavapildis ilmselt sellega seotuna on väga vähe tegelikult näha värve. Et mis suhe sinul on nende värvide ja riietuse ja outfitiga? Ma olen hästi värvide inimene, ma olen kogu aeg olnud hästi värvide inimene. Et värvid panevad mind ennast hästi tundma, heledamad, sellised nagu hästi tugevad värvid. Et kui mina paneksin musta selga, siis mind ei oleks siin praegu, ma oleks midagi oleks, aga mind ei oleks ja et see annab esiteks enesetunde ja muidugi tegelikult kõik riietus on minu jaoks ääretult oluline. Et ma olen siin natuke rott ka, et mul on riiete kapis täna riided, mis on 30 aastat vanad ja mida ma lihtsalt ei saadagi kuskile uuskasutusse, taaskasutusse. Ja kui ma mõne siis meeltesegaduses ära annan, siis järgmine päev läheb mul seda ilmselgelt vaja, eks ole. Et jah, nii et ma kannan täna ka neid riideid, mis mul on tõesti 30 aastat tagasi tehtud ja need on nagu olulised mu jaoks. Sa oled täna päris palju inimeste ees, oled siis vahel päriselus ja vahel online'is. Ja kuidas sinu stiil on kujunenud läbi aja? Ja kui oluline see outfit, kui selline üldse sinu jaoks täna on? Hästi oluline, et ma olen ärijuhina olles siis 30 aastat tegelikult kandnud sellist väga klassikalist kostüümid, tumedad, teledad kostüümid, seelik, bluus, pintsak, et nüüd võib-olla viimased aastad on selline, kus ma olen hakanud nagu kleite julgemini ja sellised võib-olla nagu natuke vabamas vormis sellist casual stiili kandma. Aga ma pigem nagu täna arvan, et see kostüümis mina olen nagu rohkem mina kui see kleidis mina, kusjuures täna nagu mõned uued tuttavad, kes mind nagu sellest ajast ei tea.
ütlevad, et noh, ma ei tea, et see ei olegi nagu sina, see sinu eelmine see, aga iseenda jaoks ma pigem ikkagi on see, mis mulle nagu meeldib. Ja kui palju riietus päriselt nagu, kui oluline see kas siis on või tundub, oleneb, millise tähenduse ise anname. Kuidas sa täna, kui sa vaatad tagasi oma sellele pikale ärijuhi karjäärile ja võib-olla mõnes mõttes ka kohtad täna kontoris töötavaid naisi, juhtivatel kohtadel töötavaid naisi, miks seal on see, et peab olema see pintsak ja pigem ei pane kleiti ja mis see võib olla? No see on võib-olla see ja jube hea küsimus, kusjuures ma just hakkasin praegu nagu mõtlema, et noh, sa oled nagu tihtipeale sellises meeste maailmas, eks ole, et ja mehed ka ülikonnad, võib-olla see on nagu sellega seotud. Teisest küljest jälle noh, mulle lihtsalt on väga meeldinud see stiil. Et see võib olla ka sellega seotud. Kas see on tunne, et sa paned selle selga ja siis ma tunnen ennast nii, noh, ma ei tea, näiteks enesekindlana on ju. Või sa värvid huuled punaseks. Kuidas sa tunned ennast, Liisi, kui sa värvid huuled täiesti punaseks? See on hea küsimus, kui sa päriselt seda küsid mu käest, siis ma vastan nii, et see tunne on hea, kui ma seda nagu teen. Aga kuna ma ei ole harjunud käima nende punaste huultega ja mul on ka selline hästi nunnutav abikaasa, siis ma tõenäoliselt tunnen 5 minutit hiljem juba ebakindlalt, sest siis tekivad need kahtlused, äkki see mul kuskil laiali või hammaste peal või, aga ma saan aru, mida sa küsid või mis see nagu point on selles. Mis sa täna oma jälgijatele või noh, sa räägid täna sellest, mida sa teed ja keda sa koolitad ja õpetad, aga ettevõtjatega sa täna toimetad naistega, et mis sa nendele selle nii-öelda stiili või outfiti kohta jutustad? On sul midagi, mis tundub oluline? Ma ei räägi eriti outfitist, et minu jaoks on see tegelikult nagu nii selline isiklik asi ja võib-olla see mingil määral nagu mõjutab seda, et milline on see sinu outfit, kuidas sa räägid, see mõjutab seda ka, millised inimesi enda ümber tõmbad, kes tahavad ja suudavad sinuga samastuda. Et ja kuna mul nendel ettevõtjatel, kellega ma töötan, on tegelikult kõigil ise enda selline jälgijaskond, enda kliendid, eks ole, siis noh, ma pigem ei anna nagu nõu. Jah, muidugi. Aga saame siis tuttavaks. Margit Eermaa imeilises roosas kleidis. Täna sa siin särad. Kui sa täna peaks täiesti uuele inimesele, kes sinust midagi pole kuulnud, ennast tutvustama, siis mis sa täna räägid enda kohta? Jaa. Kuidas ma tavaliselt ennast tutvustan? Vaata, ma olen seda ka nüüd nii palju harjutanud, sellepärast, et kui sa, no me jõuame sellest kindlasti rääkida, et kui, noh, milline on see minu tee olnud ja kui sa tahad nagu ettevõtjana ja noh, kuna ma olen ärimentor ja koolitaja, siis kui sa tahad, noh, et milline sa nagu, kuidas sa ennast tutvustad, eks ole. Et see peab olema nagu väga selline lihtne, et kõik aru saaksid. Aga kes mina olen? Et nii nagu Liisi ütles, eks ole, Margit Eermaa on minu nimi ja ma olen siis selline 25+ aastase kogemusega ärijuht ja viimased 5 aastat olen siis 6 aastat varsti juba olen olnud siis 100% ettevõtja. Aga sellel ärijuhi teel siis ma olen olnud suuremates, väiksemates, keskmise suurusega ettevõtetes, kaubanduses, tootmises ja juhtinud erinevaid valdkondi, ehitanud, loonud kümneid strateegiaid, ehitanud üles 10 meeskondi ja täna ma siis aitan ettevõtjaid oma ärisid üles ehitada. Peale seda olen ma veel 3 lapse ema, abikaasa juba üle 30 aasta ja rohkem vist ei oskagi öelda. Ja kõik muu tuleb vestluse käigus lagedale. Kui sa vaatad oma elu peale tagasi, siis ükskõik kui kaugelt sa soovid alustada, siis mis on need sellised kuidagi kas verstapostid või kuidas need võikski nimetada või pöördepunktid, mis on olnud olulised, kui sa nüüd praegu vaatad tagasi selleks, et sa kujuneksid selleks Margitiks, kes sa täna oled?
Üks asi on kindlasti lapsepõlv. Lapsepõlv, kuna ma olin 3 lapsest vanim, mul on kaksikud õde ja vend, kes olid 4 aastat minust, on praegu ka nooremad, siis mul oli nagu see õnn neid kantseldada kogu aeg, eks ole. Et need olid võib-olla sellised naljakad ajad, kus me täna nagu mõtleme, et see ei ole nagu võimalik, aga näiteks selline näide, et sa 7-aastasena lähedki nendele 3-aastastele õel ja vennal lasteaeda järgi, eks ole. Täiesti iseenesestmõistetav. Mõtle, kui täna nagu sellised asjad juhtuks, et täiesti ulme. Ja ma arvan, et see nagu see vastutus ja organiseerimine ja see kõik, see on kindlasti üks esimene asi. Siis teiseks see, et mul õnnestus saada ühe korraga 3 lapse emaks, ehk siis sündisid kolmikud 30 aastat tagasi. Wow. Jah, kes on siis täna sellised juba päris toimetavad ja täna on, kusjuures 2 neist on minuga koos minu ärides. Nii et üks tütardest on siis selline parem käsi mul selles koolitus ja mentorlus ja äris ja teine poeg siis, kuna ma kunagi alustasin kodulehtede e-poodide tegemisest, siis poeg on täna siis teeb nagu neid asju. Kuule, aga kui sina ütlesid enne, et sa oled esimest korda pildiga podcastis, siis mina istun esimest korda ühes ruumis teadaolevalt inimesega, kellel on kolmikud. Ja see on kusjuures 10 000 sünnituse kohta pidi Eestis olema ühed kolmikud. Oled sa valmis seda lugu jagama? Kuidas kolmikud sinu ellu potsatasid? Mitu last te planeerisite saada ja kõik see, mis sinna juurde käis? See on just nimelt mitu last me planeerisime saada, sellepärast, et mul on täna veel sellised sõbrannasid sellest ajast, kui ma olin natuke 20+, eks ole. Ja siis nad ütlevad, et Margit, ma mäletan nii hästi, et sa rääkisid kõigile, et 40-aastaselt sa võib-olla ühe lapse sünnitad. Aga siis juhtus niimoodi, et tulid, mõtlesime, et okei, ma olin siis 28, et nüüd me võiksime ühe lapse saada. Ja siis kui ma läksin esimest korda ultralisse, siis ultralli arst läks jumala paanikasse, ütles, et ta kutsus mu oma arsti ka üles, et mis asi on ja siis nad lugesid ikka. Kui me on vahet, kust poolt lugesid, ikka oli 3 tükki, eks ole. Aga see on ju selline elukool, et see on mäletad sa, mis tunne see oli, kui sa teada said, et sa ootad kolmikuid? Ma ei osanud midagi väga nagu mõelda. Selles mõttes, et ma ei osanud isegi karta mitte midagi. See kõik tuli nagu pärast. Aga jah, et korraga siis saada 3 lapse emaks. Kuidas su keha vastu pidas laste kandmisele? No ma olin 30 kilo raskem. Et ma olin, keha ei pidanud väga hästi, selles mõttes, et ma olin haiglas sees igaks juhuks säilitamisel. Ma olin hästi vett täis, neerud ei töötanud nii, nagu oleksid pidanud, nii et selles mõttes, aga vedasin välja, nii et kui nad sündisid keisrilõikega, siis nad olid tegelikult kõik üle 2 kilo. Mis siis edasi sai? Siis ühel hetkel lasti teid koju ja siis, kas te tulite oma jõududega toime? Mul oli, ema oli abiks. Ja oma jõududega ilmselt ei oleks hästi toime tulnud, sellepärast, et abikaasa võtti keegi ju tööd ka tegema, eks ole, kui need 3 last sündisid. Et ema oli mul abiks. Kas nendega on nii, et üks magab, siis teine nutab ja või käis see kuidagi ka niimoodi, et tegelikult nad nagu sünkroonis magasid, looda sa? Ja, magasid kusjuures. Ja ma nüüd sain ka novembris esimest korda vanaemaks. Ja ma praegu tunnen küll, et ma oma tütart, ma ütlesin tütrele, et mis need väiksed lapsed ikka teevad. Magavad ja söövad. Ja ma olen oma tütart petnud, sest tema laps, üks laps, ei tee seda kogu aeg. Ta lihtsalt ei maga väga palju, sest meil nad tegelikult ikkagi magasid. Kuidas see sabas jooksmine välja nägi, kui need jalad alla võtsid ja kõndima hakkasid? Ja see oli selline tore aeg. See oli nii tore aeg, et me mitte kuskil eriti käia nendega. Sa lihtsalt ei jõudnud neid, sa ei jõua neid nagu seal sabas kinni hoida. Igaüks läheb oma teed.
Ja siis, kui palju see usaldust kasvatas sinu jaoks emana? Kas või see teadmine, et see niikuinii ei jõua igal korraga 3 kohta. Jah. Tead, tegelikult on naljakas see, et need 3 tükki, vaata loodus kuidagi nagu teeb asjad ise selliseks, nagu nad peaksid olema, eks ole. Et need 3 last, mina arvan täna, et on lihtsam kui 1 laps, sellepärast et jah, võib-olla materiaalses mõttes sul on vaja kõike 3-kordselt ja nii edasi, aga nad hoiavad üksteist ise ja nad mängivad üksteisega. Nii et noh, sul on võib-olla, sa ei pea nendega nii palju tegelema, sest nad on kamp ikkagi ja nad on, leiavad endale tegevust. Ma olen seda mõtet nii palju mõelnud, et just see üllatusmoment, et kui on pere, kus on juba 2 last ja siis mõtlevad, et saame pesamuna veel ja siis tuleb 3 korraga. Jah, nii võib ka juhtuda. Meil ei olnud nii õnneks. Et kas siis, kui see komplekt imelist rõõmu su ellu saabus, siis nagu saabus see teadmine ka, et see ongi kõik, et need on minu lapsed, nad on siin korraga saabunud ja või on sul hiljem olnud ka mõte, et äkki võiks olla veel? Ei, sellepärast, et kui minu arst tuli, kui nad keisrilõikega sündisid ja kui mu arst tuli järgmisel päeval mulle palatisse ja ütles, et tead Margit, et sul nagu teoreetilist võimalust ei oleks kunagi olnud ühtegi last saada. Nii et ja see oli vaat see hetk, et sa oled saanud just 3 lapse emaks, et nii et üks väga suur selline vau-point kõigile kuulajatele, vaatajatele, ükskõik mida teile öeldakse või mida justkui teadus kinnitab ja nii on, siis siin on elav näide sellest, et kõik on võimalik. Et sea ikka kahtluse alla. Ja sea kahtluse alla ja ma olen vaata nii palju Liisi mõelnud selle peale, et kas siis, kui ma oleksin seda teadnud, kas siis oleks ka see asi juhtunud. Kui see oleks olnud see hirm, et aga sa isegi ei tea, sa ei tea mitte midagi, eks ole. Siis ühel päeval on siis selline asi juhtub. Wow. Nii et igal juhul tervitused kõigile 3 sinu lapsepõnnile ja abikaasale ka, kui sa tänast nüüd juhtute seda saadet kuulama või vaatama, et nii kihvt, et te olete ka meiega koos siin ruumis. Sa juba seda mainisid, et lapsed on sinuga osades ka ärides täna koos. Kuidas sa oma lastega täna läbi saad, kui tihedasti te suhtlete? On see kõigi 3 ühtemoodi? Ja väga-väga tihedasti. Me suhtleme ikkagi, ma arvan, et kõigi 3 peaaegu igapäevaselt üle päeva. Et nad ei ela keegi kodus. Et see tütar, kes on siis minuga koos äris, elab tegelikult Hispaanias. Ja tänu kellele me nüüd vanavanemad oleme esimest korda. Ja siis poeg elab Tartus, poeg on profisportlane lisaks sellele, et profivõrkpallur, lisaks sellele, et ta siis veebiarendusega tegeleb. Ja teine tütar on siis siin Tallinnas. Tema on siis selline ainukene, kes nagu palgatööl on tegelikult. Kui sa vaatad selle peale tagasi, siis mis on sinule andnud, et sa oled osanud ja te kõik olete osanud luua sellise perekonna, kus on soojad suhted, ka siis, kui lapsed on juba nii-öelda pesast välja lennanud? See on need suhted tulevad tegelikult, ma arvan, et usaldusest. Et kui sa usaldad oma lapsi ja kui sa oled oma lastega, võib-olla ema-isana me paneme küll paika piirid, eks ole, me innustame, me inspireerime, et lapsed ju käivad selle järgi, mida sa teed, mitte mida sa räägid. Aga sa pead olla, nagu me oleme mõlemad nagu väga head sõbrad neile, et meil tütred lõpetasid Kadrioru Saksa gümnaasiumi ja läksid peale gümnaasiumit 19-aastased Berliini, kuhu nad jätsid ülikoolidesse õppima, kuhu nad jätsid 10 aastaks. Ja siis on meil mulle öelnud, et vau, et nüüd, et kuidas te üldse lasite meid nagu päriselt, et selline eluülikool lihtsalt 19-aastasena sellisesse suurde linna. Aga see on usaldus, vaata, et sul, kui sa oma lapsi usaldad, siis tegelikult sa ei käsi ega keela ja sa tead, et nad peavad saama omad kogemused, et see on nagu nende elu. Kui kõva muretseja sa oled olnud oma laste pärast?
hull muretseja, nagu väga-väga hull muretseja. Et selle muret, aga noh, ja ma muretsen siiamaani, et see süda ikkagi vaata, noh, see on kogu aeg sul lastega koos ja kui kellelgi on nagu natukene raskem või keerulisem aeg, siis noh, sa nagu hästi palju elad seda nagu läbi ka oma südames. Kuidas sa ennast toetanud oled selles? Et võib-olla muretseda Muretsemises. vähem või oleks endal kergem? Nii olengi toetanud, et muretseks nüüd vähem natukene. Lihtsalt selline otsus, et aga mis sa ei saa muuta. Just. Et saad olla tema kõrval, saad olla temaga koos, eks ole, et aga sa ei saa muuta ja siis on muidugi nagu hea see, et kui sa mõtled, et kui lapsed sulle ikka nagu räägivad neid asju, et siis ole nagu tänulik sellest, et sinuga räägitakse neid asju. Sest vaata, kui palju on, kus tegelikult vanemad ei teagi, et mida lapsed läbi elavad, kui nad on isegi juba 30-aastased, no ma ei tea. Ja ka sina, kui sa said 3 lapse emaks korraga, siis ilmselgelt olid täiskohaga ema mingi osa ajast. Kuidas sinu tee sealt nagu sinuna, Margitina ja küll emana ka see on juba seotud, on, aga ka siis võib-olla see karjäär ja sa ütlesid, et sul on pikk karjäär olnud, et kuidas see siis peale lapsi kulges, edasi läks? No, mul on nagu alati olnud see, et ma olen ennast kuidagi identifitseerinud läbi selle töö. Ja ma ei tea, kindlasti on kuulajate hulgas ka neid naisi, täpselt samasuguseid, eks ole, et nii, et algus oli ikkagi jube keeruline mu jaoks, nagu kui, et kes sa nüüd oled, sa oledki nüüd ainult ema. Ja ma näen täna seda mu tütrega on nagu täpselt sama lugu, kellel on siis nüüd see 1,5-kuune beebi kodus. Ta ütleb, et mul on nagu selline tunne, et ma olengi nüüd ainult ema, eks ole. Aga ennem seda ma olin ju veel see ja see ja see ja see. Et kuidas sa siis seda, see on selle enese identifitseerimise küsimus, et kes sa siis oled? Oled sa nüüd tõesti ainult ema, sest mingi aeg sa tõenäoliselt pead olema, aga minul oli see aeg nagu suhteliselt lühike, et mul oli ikkagi niisugune tahtmine, kuna mul oli emaga abiks ja nad olid tõesti nagu superlapsed tegelikult, siis ma sain päris kiiresti hakata veel asju nagu otsima iseennast ja uusi nagu asju, aga see oli küll nagu äge, et kui need lapsed olid väikest ja sa tahtsid nagu kuskile tööle kandideerida, no mis sa arvad, kui palju oli neid, kes ütlesid, et Margit, muidugi tule meile tööle. 0, absoluutselt. Eks ma pidin hakkama iseendale nagu elu looma läbi selle ettevõtluse. Kas sa siis juba alustasidki ettevõtlusega? No ma olen teinud ettevõtlust tegelikult vahelduva eduga. Mingil hetkel kui on mingi uus äge väljakutse tulnud, siis ma olen läinud, ma olen pigem nagu seda hobitanud, eks ole, mitte nüüd, täna ma võin öelda, et ma teen nagu teadlikult, ma teen seda nagu äri, aga see kui on tulnud siis mingisugune selline äge pakkumine kuskilt, siis ma olen läinud seda tegema. Kus su ettevõtluspisik pärit on? Miks ma küsin seda on see, et kui vaatame, mis ajast me tuleme, mina suht samast on et minu lugu on olnud see, et mu peres on olnud ainult palgatöötajad ja kogu see mentaliteet, mille sees ma kasvasin, on see, et töö tuleb ainult sealt läbi tööandja ja palk tuleb palgapäeval läbi selle ja kõik see, ehk siis 0 sellist teadmist, inspiratsiooni või pisikut olla ise ettevõtja, seda ma nüüd avastan siis omal käel siin ise olles 40+. Kus sinu ettevõtja pisik pärit on? Kus tulid selle peale esimest korda, et üldse võiks ettevõtlusega tegeleda? Minul on täpselt samasugune taust ja just nimelt, et kus kohast me tuleme siis, eks ole, isa oli mul autojuht, ema oli laborant, keegi ju ei teinud Nõukogude Liidus ju äri ometigi, eks ole. Aga 90-ndatel ju hakkasid asjad ju vaata muutuma ja mina olin siis 90-ndatel selline 20+ ja sul tekkisidki kõik võimalused. Ja eks igasugused võimalused, eks selles mõttes, et eks peksa on ka nagu korralikult saadud, eks ole, et ise igasuguseid ämbreid läbi kolistatud, aga ma arvan, et see nagu julgus ja kuidagi iseendale tahtmine tõestada, et ma saan hakkama. Oled sa ettevõtluses olnud algusaastatel nagu üksi tegutseja või alati kellegiga koos?
Ma olen tegelikult olnud üksi, aga mille ma olen endale leidnud nagu ümber sellise nii-öelda tugivõrgustiku, ajutrusti, mis iganes moodi me seda nimetame, sest üksi vähemalt minul on üksi jube raske asju teha. Ja ma tean, et mina olen just tuule tiibadesse saanud, kui ma olen ennast ümbritsenud teiste ettevõtjatega, kes mõtlevad, kelle käest tulevad häid ideid, kellega saad põrgatada, kellega saad asju arutada, et mina nimetan seda selliseks ajutrustiks, survaringiks. Jaa. No mis see esimene äri oli? Esimene päris, see oli siis, kui me tahtsime teha personaliotsingu firmat ühe tuttavaga koos. Tegelikult me tegimegi nagu natuke juba seda personaliotsingu firmat. Aga täpselt sinnamaani, kui mul lapsed sündisid ja siis jäi see asi nagu katki. Aga noh, nagu hea point selles mõttes, et jällegi, et see oli siis, kui tulid just arvutid, kui hakati, eks ole, interneti kasutus ja nii edasi ja kusjuures, kui ma tagantjärele mõtlen, siis seal oli nagu üks samm, sest tegelikult selle minu partneri abikaasa oli IT-alal nagu väga tugev. Et jällegi, et oleks olnud rohkem püsivust, kannatlikkust oleks võib-olla sealt tegelikult saanud üht-teist toledat üles ehitada. Ja siis sealt edasi oled sa jäänud siis ühe tegevusala peale või pigem on see, et sa oledki teinud ühte ja teist ja kolmandat ja veel kõigi korraga ja... Ma olen hästi kaua olnud, kui me nüüd räägime palgatööst, ma olen tegelikult hästi kaua olnud kaubanduses, erinevatel positsioonidel ja see ongi kuskil, ma arvan, 20+ aastat. Aga mul on ma olen nagu alati teinud selle otsusse, et kui mul on mingi pakkumine lauale tulnud, et ma tegelikult ainuke asi, mida ma arvan, ma oskan teha, on juhtida inimesi, aga valdkonna põhiselt, et ma olen nagu alati võtnud seda kui väljakutset, okei, ma lähen ja õpin. Ja tore on see, et sul makstakse palka ka veel selle õppimise eest, eks ole. Et pigem huvitav on just see, et vaata, praegu me jõudsime selle teema juurde, sest mul olid reedel väga, minu see powerhouse oli mul külas ja siis me arutasime seda, et mis on nagu naiste ja meeste vahe. Et mehed, et isegi kui nad tunnevad, et okei, et hästi ei tea seda ala, aga ma lähen ja teen, eks ole, lähen ja proovin. Aga naised on pigem see, et okei, et aga ma pean veel seda juurde õppima, ennem kui ma julgen nagu välja tulla, ennem kui ma hakkan asju tegema. Ma ei ole ikkagi nagu nii kindel, eks ole. Et see on nagu see koht, kus ma mõtlen pigem nagu see, ma lihtsalt lähen ja proovin. Mis saab juhtuda, eks ole, et tegelikult ei juhtu midagi. Sa seda rääkisid, et sa peale lapsi vaatasid, kuhu sa tööle saad ja hästi ei tahetud võtta, aga kui sa nüüd kogu selle karjääri peale tagasi vaatad, siis on sul pigem olnud see, et sul on tehtud pakkumisi ja keegi on sind kutsunud kusagile uuele positsioonile või oled sa ise olnud see, kes nii nüüd siin on ammendunud, otsin järgmise? Pigem ikkagi ise. On olnud nii üht kui teist, aga pigem ikkagi ise, et minu jaoks on üldse, kui ma varem me tuleme ju vaata sellest ajast, kui mindi tööle ja oldi 30 aastat ühes firmas ja siis saadeti pensionile ja minu esimene töökoht oli Eesti Raadios. Ma lihtsalt läksin niimoodi, et see oli 18, ma olin, eks ole, peale keskkooli, läksin uksest sisse kaadriosakond ja ütlesin, ma tahan teile tööle tulla. Ja nad leidsidki mulle kohe töö. Vanasti käis tööle minemi niimoodi. Nad leidsidki mulle kohe töö ja ma sattusingi siis magnetsalvestusoperaatoriks, mis tähendas, et me tegelikult mängisime saateid eetrisse, eks ole. Liindid, suured liindid, foonikad, mitu suured lintmakid. Ja ma läksin sinna tööle ja ma sain väga kiiresti aru, et ma pean minema õppima. Ülikooli, sellepärast, et kui seal olid inimesed, kes olidki tegelikult väga toredad naised, kes olid töötanud just nimelt 20 aastat ja 10 aastat ja ma väga
selgelt teadvustasin endale, et ma ei taha seda, ma ei taha 30 aasta pärast olla täpselt samas kohas. Ja võib-olla see ongi see, miks ma olengi proovinud palju erinevaid asju, et kui sa lähed, ja siis ma saingi aru, et algul ma mõtlesin, ma olen mingi imelik, et 3 aastat, siis on nagu see koht, et okei, et nüüd peaks juba midagi uut proovima. Aga algul lähed, õpid, niikaua kuni õpid on jube huvitav. Siis kui enam midagi õppida ei ole, siis hakkad vigu nägema, siis sa muutud kriitiliseks. Ja kuni siis lõpuks ongi see, et okei, et ma enam nagu ei viitsi olla. Ja siis ei viitsitakse ikkagi edasi olla, sellepärast et mugav on ka ju. Et see on alati olnud mingi minu meelest nagu praegusne põlvkondade vahe, see on nii suur erinevus, nagu sa tõidki välja, et mina olin ka selles korporatsioonis, kus ma töötasin kokku mingisugune päris peaaegu 20 aastat, päris nii kaua ei olnud 18. Ja kas seal vahepeal oli see, et ettevõte muutus ja mu positsioon muutus. Et mingi väike vabandus on, aga minus ei olnud üldse seda kohta, et otsida midagi uut, midagi järgmist, vaid pigem mulle tundus väärtusena see lojaalsus, et ma olen nagu pühendunud sellele. Umbes see koht, et Auakivile kirjutatakse ka, et töötas seal 30 aastat. Ja ma ei pane seda kuidagi endale pahaks, sest ma saan aru, et mul lihtsalt ei olnud nagu teistsugust teadlikkust. Pigem tundusid nagu kõrvalt vaadates inimesed, kes nagu nii-öelda hüppavad ühest töökohalt teisele, et ise ka ei tea, mis nad tahavad. Et täna ma näen seda nagu hoopis teistmoodi. Aga mis eriala sa siis ülikoolis valisid selle peale? Siis ma läksin, mul oli, kui ma Eesti Raadios töötasin, eks ole, mul oli nagu selge, ma tahtsin ajakirjanikuks saada. Ja siis, kuna minu jaoks oli ainult üks ülikool Eestis, see oli Tartu Ülikool. Ja siis ma läksin õppima Tartu Ülikooli, aga kuna mulle Tartu linn mitte põrmugi ei meeldinud, siis ma läksin kaugõppesse õppima. Ma lõpetasin selle ära 6 aastat, aga kõik see ümberringi nii palju muutus. Ajakirjanikku minust ei saanud. Võib-olla jäi puudu eneseusaldusest, julgusest, sest minuga koos töötas mul üks väga hea sõbranna, kes mul on nagu siiamaani, temast sai ajakirjanikku. aga ma arvan, mul jäi võib-olla julgusest puudu, et seda teha, aga maailm muutus nii palju lihtsalt ümberringi ja siis tuli kuidagi see kaubandus ikkagi minuni. Aga jah, see esimene haridus oli Eesti filoloogia. Pärast, kui ma olin olnud pikalt ka juhtinud, siis ma tahtsin tegelikult majandust juurde ja siis ma tegin 2007 lõpetasin, tegin MBA, Master of Business Administrationi Tallinna Tehnikaülikoolis. Nüüd me jõuamegi sinna, mis nii ilusti sinu loost välja tuleb, kuidas osad noored teavad. Minu enda tütar on nagu lõpetab gümnaasiumi, ta on täiesti nagu pühendunud, ta teab, mis ta tahab minna, kuhu ta läheb. Aga kui palju on neid, kes tegelikult ei tea, et siis see esimene valik on nagu siuke, kas siis koba peale või kuhu sisse sain või ma ei tea, mis isa tahtis. Ja kuidas sa just ütlesid nii ilusti, et pärast sa tahtsid majandust juurde. Et mis ütleksid nendele noortele, tõenäoliselt nad väga ei kuula meie saadet, äkki nende vanemad kuulavad, kes on täna selle koha peal, et täis paanika, gümnaasium saab läbi, tean, et tahan edasi õppida, aga pole null ideed. Aga tead, mis asi on huvitav? See on nii hea, et sa praegu sinnani jõudsid, aga tead, mis asi on huvitav? Huvitav on see, et kui ma täna mõtlen, siis iga see tükk, iga see pusletükk on täna teinud minust selle, kes ma olen. Ja teinud minust, andnud mulle need teadmised, oskused, mida ma täna saan ka teistele anda edasi. Sest kui ma mõtlen selle Eesti, tead millest filoloogidele diplom antakse? Ega väga hästi ei teagi. Raamatute lugemise eest. Sa lihtsalt loed konkreetselt kogu maailma kirjanduse, mis sul sellel hetkel saada on, läbi, eks ole. Mida see annab? See annab nagu selgelt tegelikult aru saama ja mõistmise inimloomusest. Kes see inimene selline on, eks ole. Ja sealt tuleb siis, seda mul pärast olnud minu töös kogu aeg vaja, sest ma olen töötanud inimestega. Erinevad olukorrad, inimpsühholoogia, kuidas inimesed käituvad, millised on nende inimeste hirmud, miks nad niimoodi teevad, eks ole, miks nad niimoodi mõtlevad, kust need asjad tulevad. Et see on, ma olen täiesti kindel, et see on nagu väga suures osas tulnud mulle just nimelt sealt Tartu Ülikoolist, sellest maailma kirjandusest. Ja siis sa mingil hetkel hakkadki mõtlema, okei, aga seda tükki mul selleks oligi vaja.
aga ma arvan, et seda sa hakkad alles kuskil 50+ nagu mõtlema, et võib-olla kui sa oled noorem, sa tegelikult ei mõtle võib-olla nende asjade peale. Et nüüd see eriala valik, et ma hea meelega keeran selle küsimuse natuke teistpidi ja ka enne veel kui küsimuseni jõuan, küsin, et kas sul oli vaja ka oma lapsi toetada, kui nad valisid endale seda esimest kõrgharidust või siis üldse eriala või mis iganes kujul see siis oli? Nad ei teadnud mitte midagi ja isegi need, kes teadsid, keerasid, tegid täiesti järsupöörde pärast. Kuidas sina neid toetasid või nende isa või mis see vanemate roll oli selles mängus? Vanemate roll oli selline, et nendest siis 3-st üks oli nagu väga selge, et tema ütles, et tema läheb siis Berliini juurat õppima, eks ole, nii. Ta käis ära seal, ta ongi nagu seda materjali oleks jube palju tegelikult, aga täna ma olen õnnelik, et ta on minu äris, eks ole, meie äris siis. Aga käis 2 nädalat ära, ütles, et talle see ei sobi. Kõik. Teine ei teadnud üldse, mida õppima minna. Ja siis ma ütlesin talle, ma ei tea, kui sa midagi ei tea, mida õppida, mine õpi majandust. Sa ikka, sa saad sealt nagu mingisugused, ta on üsna selline ka reaalainetes ja selline nagu päris numbrite inimene. Ja tema on täna nagu jäänud hästi paljus selle juurde, mida ta õppis. Ja poeg, kuna temale meeldis võrkpalli mängides, tema läks lihtsalt haridust omandama selleks, et tema ei tahtnud loll sportlane olla. Ja see esimene haridus, see logistika ei ole talle, kusjuures need magistrid on kõik tehtud pärast neil 3 selle peale, et kus nad juba olid tegelikult teadlikult, teadsid, mida tahtsid. Aga see on huvitav, eks ole, et see esimene haridus ongi see, et sa lihtsalt lähed midagi õppima ja siis see teine on juba mingi selline, kus sa tegelikult et sa tead, mida sa teed. Ja mis ma küsida tahtsin, oligi see, et mis sa soovitaksid nendele vanematel, kes on täna selles kohas, kus nii tahaks oma last ju kuidagi aidata või suunata või toetada, aga ta täielik null, ta ei tea, mis ta tahab. Mis me saame nagu vanematena ära teha? Laske neile ikkagi ise teha need valikud. Et laske ise teha need valikud, isegi kui endale tundub, et ega ta ei tea ju tegelikult mida, et ma ikka tean hulga paremini, mis ta võiks tahta. Et siis laske ise teha. Ja see usaldus ikkagi. Absoluutselt usaldus, täiesti absoluutselt usaldus. On okei ka, ma ei tea, saadagi aru peale 2 kuud, et ei sobi ja siis võtad midagi järgmist. Ja, kuigi ema süda ütleb, mis asja, sa läksid sinna ülikooli, miks sa ei või siis seda, mina olen pigem see inimene, et kui ma midagi võtan, eks ole, siis ma ilmselgelt ma teen nagu lõpuni. Igal juhul ma teen lõpuni, kui ma olen midagi nagu otsustanud. Et siis seda ma olen ka oma lastelt õppinud, et sa ei pea nui 4, eks ole. Et sa elu võib teha mingeid pöördeid ja pärast selgub, et see asi on hoopis nagu parem. Me oleme sellest juba mitmel korral rääkinud, see läbi käinud, et sa täna toetad ettevõtjad, siis mitte ei õpeta, et räägi sellest. Mis sinu roll siis täna on ja kuidas see käib? Kas sa töötad ainult naistega või naistega ja meestega? Minu meelest sul on isegi vanusegrupp, ma olen kuskil märganud. Ma võib-olla alustaks siis natukene eestpoolt veel hoopis, eks ole. Et 6 aastat tagasi siis see oli just, mõtlen, meil on täna hommikul just, kui ma käisin koeraga jalutamas, mida ma igal hommikul teen, siis mõtlesin selle peale, et 6 aastat tagasi oli kogu see koroona asi, eks ole, ja vahetult ennem seda ma sain siis oma viimasest töökohast koondamises oli ka selline ettevõte, kes siis toidukaubaga tegeles ja varustas siis Horeca sektorit. Ja me teame, mis hotellid, restoranid, catering, mis juhtus peale seda koroona, kõik kukkuski kokku. Aga ma sain koondamise ja ma olin nagu täitsa sellises seisus, et ma mõtlesin, et võt nüüd ma võtan aja maha nagu selgelt, eks ole. Õnneks, see oli see koht, kus konkurendid tulid mind kohe nagu õngitsema ka, eks ole. Õnneks keegi, siis tuli kogu see koroona ja keegi ei julenud palgata. Ja see andis minule nagu sellise võimaluse, et nii, nüüd mõtled, saadki rahulikult mõelda. Ja siis ma mõtlesin, otsustasin ära, et no nii, nüüd aitab. Nüüd on nagu kõik, eks ole. Nüüd sa enam ei lähe kuskile proovima, vaatama, mida siis teha. Ja mis ma tegin, siis ma tegin selle otsuse ära, et nüüd ma hakkan siis ettevõtlus. Nüüd ma olen nagu ettevõtja 100%. Aga mida teha?
mida sa oskad? Tundub, et nagu ei oska mitte midagi sellel hetkel, eks ole. Teadmised kaubandusest, see on ka kõik. Ja siis mõtlesin, okei, et ma pean kõigepealt tegema oma firmale kodulehe. Hakkasin tegema kodulehte, vaatasin, et aga seda mulle väga meeldib teha ju, vaata siuke tehnilised asjad, teed, nikerdad seal terve päev otsa, ühegi inimesega rääkima ei pea, eks ole, saad rahulikult teha, sest sellel hetkel kuigi ma olin selline inimeste inimene, et ma tundsin, et et kuidagi ma olin nagu liiga palju oli seda saanud. Ja hakkasingi tegema, hakkasingi pakkuma. Ja pakkusin siis sedasi, et mõtlesin, kus sa neid kliente saad, valdkond täiesti tundmatu. Ma olin kusjuures 52 aastat vana sellel hetkel. Nii et ma tegin sisuliselt täiesti kannapöörde ja valdkond täiesti tundmatu. Mitte midagi, sa ei tea sellest mitte midagi. No kus sa siis saad? No okei, liitud Facebooki gruppidega. Siis läksin oma kosmeetiku juurde. Mul oli portfooliot vaja. Läksin oma kosmeetiku juurde, et kuule, sul ei ole üldse kodulehte, ma teen sulle. No ilma rahata kõik tahavad ju kodulehte saada. Juuksuriga oli täpselt sama lugu. Ja tead, nad olid õnneks kõik väga jutukad inimesed. Nad rääkisid oma tuttavatele edasi. Ja nii hakkaski nagu ja siis hakkaski nagu seda tööd tulema. Aga ettevõtjana on see äge asi, et sa tegelikult, kui sa oled nagu ühe asja selgeks õppinud ja sa oskad seda nagu päris hästi teha, sul on võimalus ise valida, mida sa järgmiseks teha tahad. Ja minuga juhtus siis sedasi, et minuni jõudsid kliendid. Ma tegin siis peale 4-aastast tegutsemist kliendi intervjuudes. Ma sain aru, mida inimesed tegelikult tahavad. Keegi ei taha kodulehte e-poodi. Nad tahavad tegelikult, et keegi aitaks neil selle äri toimima saada. Ja siis ma jõudsingi sinnani. Et selleni, mis ma täna teen ja see tähendas ka seda, et ma tegelikult pidin iseenda jaoks väga selgelt läbi mõtlema, millised on minu tugevused, millega ma saan siis aidata. Kuidas sul läks sellega? No, sa ütlesid, et algul tundus see, et mis ma teen, midagi ei tea, midagi ei oska. Ja see ongi see koht, et siis ma mõtlesin nii, millised on, ja vaata, need on meil kõigil väga unikaalsed, minu kogemused, minu teadmised, minu oskused, pluss veel see, mida ma võib-olla olen õppinud juurde, aga küsimus on selles, kuidas sellest teha endale sissetulekuallikat. Väga suur küsimus, ma arvan, olnud minu jaoks ja kindlasti kuulajaid on meil ka, kellel on. Sest et seal võib tekkida see koht, et mida üldse valida, nagu sa ütledki, palju asju tegelikult on ja sina kuidagi said selgelt üks viis teiseni ja see on nii tore lugu, kuidas sa jagad, et see võiks olla hästi inspireeriv just alustada sellega, aga hakkam kuskilt pihta, et vaatame, mis siis, kuidas edasi, kui ei ole veel oskusi või selliseid teadmisi, kuidas seda strateegiat endale luua. Aga seal võib ja mis minul ka tekkis, minu lugu on see, et ma 2,5 aastat tagasi lõin oma esimese ettevõtte, samamoodi koroona ajal tulin palgatöölt ära ja siis võtsin aasta endale, õppisin siin Holistika Instituudis sellel ajal veel ja siis tegin oma ettevõtte ja ma teadsin, et ma hakkan pakkuma turundusteenust, sest see oli see, mida ma olin ülikoolis õppinud kunagi ja ma olin tegelikult, mu töö oli sellega seotud, aga mitte otseselt nagu 100%. Aga see kirg oli kogu aeg olemas ja kui ma siis hakkasin tegema, siis ma sain aru, et ma üldse ei taha seda teha. Ja siis see minu 2 esimest ettevõtlusaastat oligi selline, kus ma nagu alguses ma surusin ennast ikka, et oota, mis asjad ju alustasid alles ja siis ma sain aru, et tuleb lahti lasta, kui ei taha ja siis meile tuli coaching läbi selle sama Holistika kooli, ma jõudsin juba uue ameti omal õppida ja kuni siis ma nüüd sellel suvel siis sain aru, et niimoodi ma ei taha ettevõtlust teha, ma panin selle täitsa käest ära ja praegu ongi paus ja nüüd hakkavad uued asjad nagu kerkima ja nüüd läheb põnevaks. Et vaata, kus kui oluline koht on see, et kui tegelikult ei ole teadmist, kuidas teha sellest sissetulekut, siis õhinaga ja rõõmuga võib palju asju teha, aga see ei maksa sinu arveid ära. Ja, see ei maksa palju sinu arveid ära, see kuskil piirini sa suudad endale sissetulekut teenida, just. Et kui palju sa kuuled selliseid lugusid, mis ma sulle praegu rääkisin oma klientide käest? Väga palju, Liisi. Nagu päriselt ka sellepärast, et oota, siin ongi nüüd hästi suur vahe sees, et üks asi on see, et tegelikult peaks nagu iseenda jaoks väga selgeks mõtlema, et kas sa hobitad või sa tahad teha seda nagu äri, eks ole. Sest hobitamine täiesti okei. Selles mõttes, et aga sa pead lihtsalt aru saama sellest, et kui sa hobitad, siis sa ei pruugi sellega endale leiba lauale tuua.
et kui sa, noh, lihtne, eks ole, et siis sul on tulemused ka nagu hobitamisel, aga kui sa tahad seda nagu äri teha, et see ongi see, mida ma täna aitan tegelikult inimestel teha, et kui sa tahad teha nagu äri, siis sul on vaja strateegiat ehk siis plaani, kõlab hirmsalt, aga ainuke asi, mis aitab sul on vaja kõigepealt iseenda jaoks nagu see eesmärk selgeks mõelda, mida sa tahad, kuhu sa jõuda tahad. Sul on vaja aru saada, miks sa seda teed, eks ole. Süsteemid luua ja fookust hoida. Lihtne, eks ole. Jube lihtne. Ja, aga ja noh, kui me räägime siin sellest vanusegrupist, vaata, mis sa ütlesid ka, et neil, noh, et mul ongi ja tõepoolest ma olen täna võtnud ikkagi selline 40+ naiste rahvad pigem, kuigi mul on ka mehi. Siis miks? Sellepärast, et ma olen ise olnud selles kohas ja ma tean, kui raske on leida üles iseenda need nii-öelda need võtme, vaat see, mille poolest sa oledki nagu nii eriline, Liisi, vaat see, mida sa saadki, mida sina saad ja pead sellele maailmale andma. Ja siis ma teen endale parasjagu uut kodulehte, sest ma panin kodulehega, võtsin maha, sest see ei olnud enam üldse minu nägu ja kõik. Ja ma just eile olin selles kohas, kus naersin mehele, ütlesin, et muidugi tunne, et ma ei ole ju, mõnel on mingi tohutu rodu, mingid tunnistused, ma ei olegi väga midagi õppinud ja see polegi nagu nii oluline mu jaoks, sest ma pigem olen kogemuslik toimetaja. Aga kui ma hakkasin kirja panema, lihtsalt mingid kursusi, koolitusi, kõik asju, mis ma vaatasin, päris palju asju õppinud tegelikult. Aga vaat ise selle sees olles tundub, et mis see ka on ja. Ja tead, me ei märka seda. Me ei märka oma neid võtme, nii-öelda neid oskusi, eks ole. Me oleme nagu, sest miks me ei märka, sest meile tundub, et kõik ju teavad seda. Ja ma mõtlen, kui ma esimest korda hakkasin nagu äristrateegiast rääkima, siis mõtlesin, et mis mul ikka nagu väga rääkida on, eks ole, kõik ju teavad seda. Ei tea, absoluutselt ei tea. See ongi see sinu unikaalne teadmine ja oskus, eks ole. Ja see, et kui sina sellest ei räägi, siis kes see räägib? Kuritegu, eks ole, nagu me teame. Kui sina ei anna enda teadmisi oskusi edasi, enda unikaalseid teadmisi oskusi, kindlasti mõnel inimesel neid vaja. See on halvasti. No see on, ütleme, et siin on mitu vaatenurka, aga et ma kuidagi näen seda ka, et teised inimesed ei ole ohvrid, et kellegagi juhtu midagi, kui ma midagi tegemata jätan. Aga see on juba selline fundamentaalne eluvaade. Siis mis selle töö sinu jaoks põnevaks teeb? Sa ise ju tunned seda valdkonda läbi ja lõhki ja mis on see, mis hoiab sind seal silmas ärades seda ikka tegemas? Tead sa, see on selline, mis mind hoiab. Vaata, mul on nüüd praegu hetkel üks mastermindi rühm on käimas, kellega ma alustasime septembrist ja millised tulemused on juba täna. Et kuidas on nagu mingid asjad hästi selgelt paika pandud, eks ole, kuidas asjad liiguvad. Et kuidas ongi kuidagi selgus tulnud. Et ja muidugi, mis mind hoiab ikkagi kõikide nende, keda ma olen saanud aidata, et kui inimene ütlebki, et tead, ma ei oleks iialgi osanud arvata, et ma nagu nii palju saan sellest meie konsultatsioonist või meie vestlusest. Et see hoiabki, see teeb nagu rõõmu. Mida tähendab mastermind? Võib-olla keegi ei tea. Mastermind, see mastermind on nüüd, minu mastermind on ärikasvu mastermind, et mastermind võib olla mitut erinevat sorti. Seal nii mastermindi eesmärke võib olla, on selliseid enesearengu masterminde, eks ole. Mina olen kokku pannud sellise, ehk siis mastermind on tegelikult grupp inimesi, kes käivad koos. Minul on tegemist ärikasvu mastermindiga, ehk siis inimesed, kes tahavadki oma äri kasvatada, kas ta on täna hobitaja, tahab teha seda kui äri, eks ole, või siis inimene, kes teebki seda kui äri ja ta tahab kasvatada omast äri. Sest mida mina olen näinud, on nagu väga lihtne on minna kuskil 30 000-ni, 40 000-ni. Proovi sa sealt edasi 100 000-ni minna. Vaat see ongi nüüd see koht, kus sul ongi juba vaja, sul on vaja väga selgelt läbi mõelda. Sul on vaja strateegiat selle jaoks, eks ole. Ja nii, et me hoiame nagu mastermindi grupiga on sul võimalik väga selgelt fookust hoida. Mida meie seal teeme on see, et me paneme strateegia paika, me ehitame süsteemid üles, me aitame üksteisel fookust hoida. Kõik see,
mis on see, miks teeb need mastermindi grupid eriliseks, on see, et mitte nüüd ainult see minu teadmine ja know-how, aga kõikide nende teiste mastermindis osalejate teadmine ka. Et see ongi selle sõna vist otsene tõlgega, kui seda üldse saab tõlkida. Jah, nagu aju ja ühisaju just. Masteraju. Jah, et mina arvan, et mina ei oleks täna selle tegevuse juures, nende asjade juures, kui mina ei oleks olnud aasta jagu edukiirendi koolitajate mastermindis. Et see pani nagu, noh, kui sa oled koolitajate mastermindis, kes sust saab, eks ole, ilmselgelt koolitaja. ja mina olen esimene aasta sellel teel, et samamoodi on see ühinese ajalugu ja see oligi muideks minu esimene ettevõtlusaasta ka ja ma saangi aru, et ma sain sealt väga palju selgust ja ma sain ka väga palju enda jaoks aru, kuidas ma ei taha asju teha. Ja, just. Et kuidagi vaat need mõlemad pooled. See on ka hästi oluline, et saad ise enda jaoks aru, kuidas sa ei taha asju teha, eks ole. Kui palju sa täna ise õpid sellest tegevusest, sellest mastermindist, oma üks-ühele klientidest? Hästi palju ja nad on ikkagi, ma saan ise ka hästi palju innustust ja inspiratsiooni nendest. Et see on hästi vahva, ma olen grupi kokku pannud, et ise ka, sa ise ka nagu osaled mastermindis, eks ole. Et sul on võib-olla teine roll, aga sa saad ikkagi ise ka osaleda. Mis su sellised võib-olla lemmikuvad hetked on või mis on olnud sellised nagu pau või tuleb sul äkki mõni lugu meelde ilma, et sa jagaks kellegi teise, sellist diskreetset lugu on, aga võib-olla su enda mingi moment, võib-olla üllatus või esimene klient, kes sai mingi läbimurdes, ma teen õiget asja. Tuleb sul midagi sellist meelde? Ja, mul on üks väga äge praeguses mastermindis, üks väga äge naisterahvas, selline ka 40 ringis. Ja temaga tema ütles, et tal on seda vaja ja tuli nagu kohe sinna sellesse, aga tal ei olnud veel ettevõtlust üldse. Et tal on nagu plaanid, mida ta teha tahab ja ta hakkas sellest minema ja täna ta on nagu selles, tal ei ole siiamaani ettevõtted registreeritud, nüüd ta kohe teeb selle ära. Aga mis on äge, tal on kliendid. Tal on nagu kliendid ja need kliendid või see, kuidas millise julgusega ja sellega ta nagu läheb asju tegema. Ja ta ütlebki, et see on puhtalt sellepärast, et mul on see grupp, et ta saab seda tuge. Ja need esimesed kliendid on tulnud tal sealt tegelikult mastermindi grupist. Et sellest samast selle mastermindi grupi siseselt, sest seal on ka kõik, seal on tegelikult kõik on ettevõtjad, eks ole. Et see on nagu äge, kuidas need koostööd toimima hakkavad ja kuidas inimesed hakkavad üksteist aitama ja see ongi selle mastermindi võlu ju tegelikult. Et sa saad ise enda jaoks asjad selgeks ja see on nagu see teiste nagu abi ja tugi ka olemas. Mis sinu supervõime on? Ma arvan, et minu supervõime on inimesi inspireerida. Ma arvan, et mu supervõime on inimesi panna ennast tundma sellisena, et ma suudan kõiki asju teha. Kuidas sa seda näed, see mastermind ja kõik see käib ju sul mingi periood on ja siis see inimene lendab sealt nii-öelda pesast välja. Et kas sa oled kohanud selliseid juhtumeid ka, kus jäädakse sinust nii-öelda sõltuvusse? Et seal ringis on hea turvaline olla või sinuga üks-ühele näiteks on ja seda sa vist oled kauem teinud, on hea turvaline olla ja ma nagu justkui tean ja selgus ja teen ja siis lähen üksi tegema ja 6 pärast niisugune tunned, et siis tullakse uuesti ja uuesti, et või on ikkagi nii, et kõik ongi ilusti siis lähevad ja kannavad kaela nii-öelda ja suudavad siis tegutseda ka ilma sellise püsiva toeta. No tahaks loota, et see nagu on, aga võib-olla siin on see, et ilma selle minu püsiva toeta. Ega selles mõttes, et kui kellelgi ma olen nagu alati olemas, ikka ma olen olemas ka, ma arvan, et nii kaua, kuni ma olen olemas, eks ole. Aga mida minul ei ole, mul ei ole nagu seda, et keegi jääks nüüd nii-öelda kogu aeg põlle külge. Et nad on suutnud enda ümber luua ka teistest ettevõtjatest sellise keskkonna, kellega nad siis saavad ka asju arutada. Sest mis on oluline, kui sa oled ettevõtluses, üksi on jube keeruline, me juba ka rääkisime sellest, et sul on vaja luua endale ümber see seltskond inimestest, kes aitavad sul seda fookust hoida.
et noh, ma mõtlen kas või selle peale, et kui meil oli nüüd aasta taga, meil sai tegelikult sügisel läbi see Edukiirendi Mastermind ja seal mini Mastermindi grupp ja nüüd nad käisid mul reedel külas ja siis ma mõtlesin, et okei, mul olid nagu tundlad olid kogu aeg tead väljas ja rääkisime lihtsalt asjadest. Me ei rääkinud isegi ärist väga palju. Järgmisel hommikul lähen jalutama, mõtlen, ossa, kus nüüd, eks ole, sellised asjad ja hakkab see mõte käima ja see on nagu see, et on inimesed, kes sind inspireerivad, hoia nende inimeste lähedale. Üksi me ei tee üksi suuri asju. Inimene on karjaloom, eks ole. Aga seal ka igasugusest karjast sul ei piisa, eks ole. Sul on tegelikult vaja leida inimesed. Kui sa tahad ise liikuda ja kasvada, otsi üles inimesed, kes kasvavad, tahavad täpselt sama asja. Otsi üles need ettevõtjad. Kust neid leida? No ma ei tea, Mastermindi grupis, palun väga. Uksed on avatud. Argiti Mastermindi grupis. Kui juba siia jõudsime, räägi sellest. Me alustame veebruaris. Veebruari ilmselt eelviimasel nädalal. 2026 on aasta. No lihtsalt ütlen, kui sa kuuled hiljem, et siis on tõenäoliselt mingi muu graafik. Mul on niikuinii plaanis teha tegelikult 2 korda aastas. 2 rühma aastas. Ja me alustame siis 2026. aasta veebruaris ja 10-15 on maksimum. 5 osalejat on täna juba sellised väga ägedad ettevõtjad, kellel ongi ka eesmärk kasvada ja see on 9-kuuline programm, et kus saab siis nagu oma kogu selle äristrateegia paika, süsteemid loodud ja ka fookuse paika, mida siis teha. Kui keegi on, kes mõtleb, et tahaks, aga nagu sa ütlesid, sul üks osaleja oli, et mis see nagu lävend on või kes võib sinna tulla, keda sa võtad vastu, et peab sul olema juba oma äri, peab sul olema idee või lihtsalt ära tundmine, et nüüd on aeg? See sõltub niivõrd palju inimesest. Meil on küll meie maandumislehe peal on väljas tõepoolest see, et see äri peab olema, eks ole, sul peab olema. Jah, me tõepoolest ei ole pannud seda alumist piiri, kui palju sul seda käivet peab olema nagu. Aga selle me kas nüüd tegelikult sobib või ei sobi, selle me teeme vestluse peale kindlaks. Ehk siis mitte kas sobib või ei sobi, aga küsimus on pigem see, et kas see asi on sinu jaoks. Et kui kaugel sa oled oma asjadega. Ja nagu selgelt tegelikult on oluline see, et inimesel oleks soov ja motivatsioon ise asju ära teha. Inimesel oleks enda jaoks väga selgeks mõeldud, mida ta üldse tahab. Sest kui sa ise ei tea, mida sa tahad, eks ole, siis paraku keegi võib aidata sul nagu, aga see ongi selle eelkõne nagu mõte ka, et siis see on see koht, kus ma saame nagu välja selgitada. Mis moodi see välja näeb? Kohtute sageli, kohtute online'is, päriselus, tead ülesandeid tegema iga päev? Ja, tuleb teha äriga, oma äriga tuleb tegeleda iga päev. Et me kohtume selle Mastermindi käigus on siis 3 päriselu kohtumist. Selline nädalavahetus, laupäev ja pühapäev hommik. Siis on 6 korra on sellised fookusteemaga Zoomi kohtumised 2-tunnised. Kus me võtamegi kogu selle äri vundamendi alustades klientidest, konkurentidest, analüüsid, eesmärgid, eelarve, eks ole, kõik, mis tegelikult käib sinna äri juurde. Ja siis on veel mini-Mastermindi grupid, kes siis käivad üle 2 nädala, kes aitavad ja see mini-Mastermindi grupp on see, mis aitab, kes siis aitab sul nagu selgelt seda fookust hoida. Minu kogemus sellest samast Rolandi aastast on see, et see oli kõige vägevam asi üldse seal. See mini-Mastermind ja ma tean ka paljusid, kes käivad siiamaani koos. No nagu meie nii osa. Ja tõesti sealt, et see on küll nagu 5... Minu kogemus on see, ma ei ole küll sinu Mastermindis olnud, aga et see tõesti on see, et siis on aasta otsa fookus sellele ja ma päriselt olin nagu kohal, ma päriselt mõtlesin, tegelesin, toimetasin sellega.
et kui kutset tunned, siis võta Margitiga ühendust, me paneme kõik vajalikud lingid siia YouTube'i või Spotify'sse siis tekstina juurde ja kui seal lisaküsimusi tahad küsida, siis ma arvan, Margiti leiab kergesti üles. Mind leiab kergesti üles Edukas e-äri brändi alt ja tegelikult kui guugeldada, siis mul on minu telefoninumbrid ja meiliaadressid on igal pool, internet on täiesti avalik, võib helistada, võib kirjutada. Mis see tunne on sul selle uue Mastermindi loomise eel, kuidas sa selles osas just ennast tunned praegu? Ma tunnen ennast kindlasti nagu selgemalt või kuidagi nagu kindlamalt kui esimese, mis me sügisel alustasime. Kindlamalt selles mõttes, et ma täna täpselt tean, milliseid inimesi ma sinna tahan. Võlud sa ka neid kuidagi? Kas sul see pool on ka, mida sa kasutad, et sa, ma ei tea, alla lihtsalt, mina näiteks, ma ütlen selle siia avalikult välja, isse kui äge, sinu saates tuli praegu see koht. Me oleme elanud 4 aastat Laulasmaal minu unistuste majas, see oli just minu unistuste maja ja siis tuli minu ellu imeline abikaasa, kes aitas selle ära realiseerida ja me oleme teinud nüüd ühe otsuse, me paneme selle maja müüki. Ja see on nagu siuke aga tõesti, see on suur asi ja selles on väga palju elevust, sest et minu jaoks oli see hetk, seal on palju põhjuseid ja teemasid, aga minu jaoks on see hetk, kus see on olnud nii mõnus kodu, aga praegu see mugavuspiir, et see on juba liiga mugav ja nüüd oleks vaja siit minna edasi. Aga mille peale ma seda rääkima hakkasin? Selle peale, et kas sa võlud ka kuidagi? Ja mida ma siis teen? Näiteks täna sõitsime abikaasaga autoga linna ja siis ma lihtsalt istun ja ütlen, et kutsun seda ostjat. Lihtsalt lükkan antennid välja ja kutsun seda ostjat, sest ega meil ei ole ju vaja, et 10 inimesi käiks vaatamas. Õige, sul on õiget inimest vaja just. Kelle see maja ära tunneb, kes selle maja ära tunneb, et kasutad sa sellist nagu, mis iganes moodi seda nimetad, see ei pruugi üldse olla võlumisega maagia nime all. Ja kui sa tahad avaldada seda, võib-olla need on sinu saladused. Ikka natukene, kasutan ikka natukene, selles mõttes, et mis on... Vaata, sellega on Liisi see asi, et sa pead ise väga selgelt teadma, mida sa tahad. Et millist inimest sa siis tahad sinna ja sinna Mastermindi ka. Ja see tähendab seda, et sinna tulevadki need õiged inimesed. Mida selgem sul endal visioon on nende asjade, see on ka äris. Sul on see maja näide, eks ole. Aga see on ka tegelikult äris. Mida selgemalt sa tead seda, kes on su, mida sa pakud, kellele sa pakud. Siis sa ka peaaegu, et võlud. Sa tegelikult võlud need kliendid enda juurde. Sa tõmbad need endale ligi. Aga see, mis on oluline, et see jutt, mida sa räägid, kõnetab seda. Kui see tähendab seda õiget inimest, eks ole, seda sinu inimest. Kui see jutt teda ei kõneta, siis ta ei kuule seda. Okei, kas sinu arvates on see energeetiline sagedus ka oluline, et ühesõnaga sa võid valetamine ilmselgelt on ja me saame aru, kui keegi valetab. Me saame aru, isegi kui me endale ei taha seda tunnistada, siis seal on ju see, et jutt on üks, aga tegelikult see võnge on nagu teine. Saad aru, vaatad inimesele peale või kuulad ja saad aru, et midagi on nagu erroris. Siis kas võib nii ka olla, et tegelikult sinu vibe on õige, aga sa oled üle pannud mingi, ma ei tea, müügikõne või kuskilt õppinud midagi ja püüad niimoodi klienti endale ära rääkida, sest tegelikult tuntakse teinekord see vibe ka ära. Vaata, ma olen selle enda jaoks selgeks saanud, et ma ei ole veenmisäris. Ma ei ole veenmisäris sellepärast, et ma võin inimesi ma olen väga hea müügimees, ma olen väga hea inimeste veenja, eks ole. Aga sealt ei tule tulemused. Sealt see inimene ei saa enda jaoks seda tulemust. Kui ta mõtleb, okei, et mul on nagu nii äge, muidugi näe, Margit lubab siin igast toredaid asju kokku, eks ole, ma lähen proovin. Et vatse, ma lähen proovin. Ei ole nagu see, mis mulle sobiks. Et mulle siia Mastermind igal juhul ma tahan saada seda inimest, kellel on endal see vajadus, meeletu vajadus see samm teha. Kui inimesel on endal vajadus teha samm, siis see samm saab ka tehtud. Ja see on nii kõikide asjadega vaata. Ja näiteks elu on mitmekihiline ja on füüsiline ja on see, mis on siin juures. Et nagu tänagi siin, et me ju räägime, aga tegelikult see, kuidas ma sind kogen näiteks sa oled väga konkreetne, ärinaine, oskad tunned, struktuurid, süsteemid, plaanid. Aga see, mis siit allhoovusena nagu veel nagu juures on selline soojus, rõõm, selline
särasilmnevad, et sa nagu armastad seda, mis sa teed, on ju. Ja see on ju see, mida sa võib-olla ei pane sõnadesse alati, aga see tuleb nagu kuidagi siit niimoodi läbi, nii et aitäh selle eest, see on väga mõnus. Nii armas sinust, aitäh sulle. Aga kusjuures, kui sa veel küsid nagu seda sama, et kas sa, see on nagu nii kihvt, et sa sinnani jõudsid, aga ma olen ise nagu ülitundlik selliste asjade osas, et ma olen nagu, kui ma saan mõne inimesega kokku, siis ma tunneta selle energia ära, eks ole, kas see inimene on siiras, kas ta on minu inimene, ja tegelikult sa tunned ka selle ära, kas sa saad seda inimest aidata või mitte. Ja tead, mis on veel naljakas? Naljakas on alati see, et see esimene tunne, kui sa inimese kokku satud, sa võid, vaat see on nagu mingi sisetunde asi ja sa võid pärast üritada endale mida iganes maha müüa. Sa mingiks ajaks müüdki selle endale. Et tegelikult on nagu päris äge inimene. Ja siis mingil hetkel tunned, näed, ja jälle see esimene tunne sind tegelikult ei petnud. Midagi on nii-öelda off. Jah, midagi on teistmoodi. Või vahel on ka see, oled sa märganud inimesi, kes trigerdavad siin mingil ja sa ei saa aru, miks. Ja see võib ju lihtsalt ongi, täiesti ongi nagu seletamatu põhjus alguses, hiljem saad võib-olla aru, et need on nagu teine koht, et kas on siis päris off ja ma ei valigi seda seltskonda rohkem või on seal just mingisugune tugev trigger ja see on see koht, kus ma vaatan uuesti jälle ja vaatame, mis seal on. Sest nende triggerite puhul on ju tavaliselt mingi enda jaoks jälle midagi uut avanemas ja mingi selline kingitus on ju. Kuidas sa ennast hoiad? Sa teed, mulle tundub päris palju nagu füüsilises maailmas, toimetad, mõistus on ju väga aktiivne ja kõik, kuidas sa oled harjunud toimetama, et kuidas sa ennast hoiad, et sul on hea olla, hea elada? Minu jaoks on hästi, seda ma alustasingi 6 aastat tagasi, et minu jaoks on nagu hästi oluline sellised hommikused, kuna mul on päris suur koer, kes tahab päris palju liikuda, siis me teeme selliseid 2-tunniseid, tõesti igal hommikul 2 tundi ei jõua, aga 1,5, et selliseid 2-tunniseid jalutuskäiku ei ole vahet, mis ilm on nagu selles mõttes, et koer vaatas mind küll natukene hirmunud näoga, kui ma endale vihmakeebi ostsin, mis tähendas seda, et me läheme vihmaga ka välja, aga ei ole vahet ja, et see on mul üks asi ja siis on nädalas on 2 korda selline vinyasa jooga, mis on selge liikumine ja siis proovin 2 korda nädalas veel jõusaalis ka käia. Nii et see on hästi oluline mu jaoks, et see füüsiline pool oleks ma terve elu ka trenni teinud ja mõtlen vanasti, kui lapsed olid väikesed, nad käisid ujumistrennis ja me elame Muugal, elasime siis juba ja nad käisid Pirita topis ujumistrennis ja mingil hetkel nad olid siis oli neil vaja ka laupäeviti hakata trennis käima, 5 päevast nädalas ei piisanud. Ja siis laupäeva hommikul ma viisin nad autoga sinna. Mida sa teed? Siis kui sa viid lapsed laupäeva hommikul autoga sinna, jääd ise ujuma, sest sa ei viitsi koju tagasi sõita. Mis tähendas seda, et kui nemad 2 tundi trenni tegid, siis mina ujusin ka basseinis sellepärast, et ma ei viitsinud koju tagasi sõita, pärast jälle neil järgi tulla. Et kehaline liikumine siis, et keha saaks väga värsket õhku. Aga meel? No võt. Ma ka kartsin seda küsimust. Meel. Mõistus. Mõistus, meel. Ja kas sul ju ei peagi olema mingit, ma ei tea, vastust sellele? Mingid rutiinid, mingid asjad. Jah, võib-olla miski, mida sa teed nii naturaalselt, et see ei tundugi millegi tegemine. Näiteks, ma ei tea, hommikul mingi hea mõte, et täna tuleb ilus päev ja Täna tegelikult need samad 2-tunnised jalutuskäigud, ma ühest otsast nagu ütlen, et need on mul selliste äriarenduskoosolekud, aga iseendaga, aga teisest küljest on need jälle nagu iseenda, võt just nimelt, kui sa ütledki, et see meel, et kindlasti selline iseenda hirmudega tegelemine, sest need hirmud on meis kõigis olemas, eks ole, selle õige nagu tasandi leidmine, et võib-olla ka selle meelega tegelemine. Aga igal juhul on, et tavaliselt selle tulemus on see, et kui ma sealt oma jalutuskäigud tulen ja kõhu täis söön, siis ma istun nagu laua taha ja ma tunnen, et ma tahan asju teha. Ma tahan asju teha, see on nii oluline koht mu jaoks.
et mitte see, et ma pean tegema, Jah. vaid ma tahan. Kuidas su elus praegu on, kui sa püüad niimoodi protsendi võtta, et kui palju sul on jäänud selliseid peab tegevusi ja kui palju on tahan tegevusi? Tead, enamus on ikkagi tahan tegevused. Et ma praegu hakkan nagu mõtlema, kui palju mul seda peab tegevust on. Ma ei tea, peab tegevust mingi bürokraatia, või no ma ei tea, kui sa oled ettevõtja, no sa pead tegema, ma ei tea, käibedeklarid, tulumaksudeklarid, eks ole, sa pead nagu mingeid selliseid asju tegema võib-olla. Mingi aruandlus, sellised asjad, aga noh, enamus asjad on ikka see, et sa nagu, ma ka tahan teha neid asju. Ja no kui astuda samm sinna tahapoole, siis miks ma pean neid tegema, sest ma tahan ju olla ettevõtja. Siis muutuvad need ka tahan tegevusteks. See on nii tore, minu meelest nii lahe, et sa seda niimoodi koged ja jagad, et mina kogen ka seda, et tegelikult ei pea enam mitte midagi. Seepärast kõik ma olen ise valinud. Ja, et mis on veel nagu naljakas. Naljakas on see, et kui ma käisingi viimati nagu palgatööl, siis ma panin endale kella helisema kella 7 hommikul. Tead, kui raske mul oli. Ma lükkasin mitu korda edasi seda kella. Sellest hetkest alates ma mitte ühel hommikul ei ole ära ja ma ärkan ise ja ilma selle äratuskellata. Ja ärkangi suvel, kui läheb väljas valgeks, 5:30 vahest on juba niimoodi triksis-traksis, no nüüd tahaks kohe, nüüd läheks jalutama, eks ole. Ja noh, talvel võib-olla natukene hiljem, aga jah, võt, mis meie meel või noh, kuidas me nagu, see kõik on meis endas, eks ole. Tean ära tunda see, mis on päriselt minu jaoks loomulik. Oled sa töö mõttes nagu rohkem nagu hommiku või õhtu inimene, võib-olla sul ei olegi vahe, et sa teed iga kell, sest sa armastad seda, mis sa teed. Pigem hommiku ja see rutiin on ikkagi selline, et mulle jubedalt rutiinid meeldivad, nagu päriselt. Mulle meeldib see, et ma lähengi hommikul kõndima, mulle meeldib see, et ma istungi kella 10 arvuti taha, mulle meeldib see, millises järjekorras ma neid asju teen, et see küsimus oli? Ma jäin ka praegu seda, ma ei tea, kas see tuli salvestusse, aga mingisugune alarmsõiduk meist mööda siin sõitis ja see hääl tuli. Tõmbas tähelepanu, jah. Et just see, et kas sa oled pigem hommiku või õhtu inimene nagu loomise mõttes. Et vaata see ka, kui ära tunda see, mis on see minu loomulik rütm. Minu jaoks on see mingisugune kell 11 kuni 1 on nagu kõige ägedam aeg üldse. Nagu siis ma tunnen, et mul kõik asjad lendavad. Ja kui ma mõtlen nüüd tagasi selle päevatöö peale, kus ma käisin enam-vähem 9-5, et tegelikult oligi raske ja mingi osa sellest päevast ma tegelikult molutasin maha, sest ma ei suutnud enam kontsentreerida oma tähelepanu. Ütleme seal kell 4, kell 5 õhtul, noh, kui just ei olnud mingit eri suurt projekti, kus sa oled nagu sisse kukkunud. Et see on ka ju minu arvates üks hästi suur pluss nagu selleks, miks valida see ettevõtja tee, et ja seal on see vabadus ja vastutus, noh, vastutuse pool samamoodi ja meil oli siin enne juttu sellest, et kui nagu nii-öelda hobitamise korras teha, et siis on vast keeruline arveid maksta, aga jällegi see, kas või see vabadus, et ma teen siis või kas või kell 5 hommikul on ju, et see on väga suur asi. Jah. Mulle tundub, et see vestlus on saanud täna täis sellist inspiratsiooni ja väga palju selliseid lahedaid hetki tõesti nagu see alates nendest 3 lapsest ja kõigest sinu teekonnast. Kas midagi on veel, mis täna läbi sinu tahab siia saatesse tulla? Võib-olla mõni teema, mis on sul oluline, aga mida me ei ole puudutanud? Mõtlen võib-olla see teema, et mis... kui palju me võib-olla, sina oled Liisi natukene noorem, eks ole, mina olen täna juba ju tegelikult päris suurte kogemustega. Parimas vanuses alati. Et võib-olla see, nagu see teema, et kuidas, kui ma vaata, niikaua kuni ma tegin seda kodulehte teepoodi, aga mul ei olnud mitte mingisugust persoonibrändi vaja. Ja kliendid jõudsid kuidagi minu juurde, ise tulid, eks ole, aga võib-olla see hetk, kui ma otsustasin, et okei, nüüd ma lähen siis nii-öelda sellesse konsultatsiooni businessisse, eks ole, need mastermindid, koolitaja, sest ma ju tegelikult ka igapäevaselt ju koolitan ka
Tartu Kutsehariduskeskuses ju ka digiturunduskoolitusi teen, eks ole. Et sellest hetkest, et kui sa hakkad nagu seda oma persooni brändi, kui sa oled 50 pluss ja sa oled isegi 55 pluss, vaata, ja mõtled, okei, nüüd ma peaks hakkama oma persooni brändi arendama. Siis vaatad peeglisse, ütled, no ei ole enam nagu 30, eks ole. Ja siis tulevad veel need kahtlused nagu, et aga just nimelt see, et aga mida ma nagu teistmoodi räägin või mida ma üldse räägin. Et jube keeruline, jube raske on seda otsust nagu teha ja et selleks, et inimesed teaksid, millega sa tegeled, sa pead olema nähtav. Sa pead olema nähtav, sa pead olema, sest mitte keegi ei tea, kui sa ei räägi, mida sa teed. On ju? Ja kui sa, võib-olla jah, kuidagi pidi need inimesed ikkagi sinuni jõuavad, aga jah, sa pead oma persooni brändi arendama. Ja sa mõtled nagu sellele, et okei, kas siis, ma ei tea, 55, 56, kuidas sa hakkad nagu täiesti tuled. Et kui sul on nagu, sa ei ole seda mitte kunagi tegema pidanud. Et see oli minu jaoks selline väga äge õppimise koht. Mis sa tegid siis? Mis ma tegin, tead sa, ma olen nagu kogu aeg arvanud, ma olen päris palju suurte inimhulkades rääkinud. Ja mul oli nagu kogu aeg selline tunne, et inimesed vaata, kas oskavad rääkida või ei oska rääkida. Ja siis, kui ma sattusin, kui ma olin seal samas Edukiirandi Mastermindis, siis üle enesetutvustust teha. Ja Anu Tähemaa oli see inimene, kes ütles, et no nii, nüüd teeme enesetutvustuse. See Liisi, siis ma sain aru, ma üldse ei oska. Ma üldse ei oska. Ma ei oskagi, ma ei teagi, kes ma üldse selline olen. Ja kogu see lugude rääkimine ja see avalik esinemine. Ja siis ma nagu tajusin esimest korda, et mul on tegelikult vaja, mul on vaja treenida seda. Ja mina olen nüüd olnud ja nüüd ma lähen ka sinna Anu kuldsuudesse edasi, et see on mulle andnud sellise kindluse, see andis kindlasti nagu selle, et ka selle persooni brändiga välja tulla ja rääkida ja kas või need igapäevased, kui sa pead olla nähtav, Facebookid, Instagramid, LinkedInid, Reelsid, eks ole. Et kuidas sa, see iseenda jaoks nagu ära otsustamine, okei, mul ongi vaja seda harjutada, ma peangi õppima seda avalikku kõnelemist, ma peangi õppima, kuidas neid Reelse teha ja okei, see, et on mingid kortsud näos, järgsa tulla, see olengi mina. Et need on nagu need kohad, aga ma tean, kuidas ma ise nagu pidin iseenda jaoks need asjad mõtlema selliseks, et ma tahan neid asju teha. Ja siis lähevad need hirmukardinad eest selles mõttes ja siis muidu võib juhtuda, et ei tulegi ju nähtavale, sest ei tea, see on küll mulle tuttav koht olnud, et mis ma siis ütlen või hästi suur identiteedi, mõnes mõttes nagu kriis oli minul siis, kui ma tulin palgatöölt ära, siis juba lihtne oli defineerida ennast läbi selle ameti, nagu sa ka mainisid, et sa oled seda teinud. Ja siis järsku oli oota, aga kes ma nüüd olen? Või siis, kui oli see aasta iseendale või kui ma nüüd olen olnud sellel pausil, et keegi küsib, milleks sa siis tegeled? Siis mul on olnud tehtud, et ma ei hakkaks lihtsalt nagu midagi rääkima, vaid aga millega ma tõesti praegu tegelen, sest homme võib-olla see on juba muutunud. Kas sa oled leidnud oma sellise nagu sõnumi või minu jaoks oli see hästi oluline, et ma leidsin üles selle sõnumi, mis on minu sõnum maailmale. Kuidas sa selle koha peal ennast tunned? Võib-olla sul on neid rohkem kui üks? Jaa. Eelkõige ma täna näen, kuidas, vaata, mul on nagu selge fookus on mikroettevõtjate peal, eks ole. Ja ma täna nagu selgelt näen, kuidas ma saangi neid naisi, kes on siis, ütleme, ma isegi ei pane seda vanust, vaata, sellest ma olen rääkinud 40-aastaste naisettevõtjatega, kes ütlevad, et nüüd ma olen nagu selles kohas, et ja kusjuures mulle tundus ka 40-aastasena see, et nüüd mul on veel järgmine 10 aastat, siis ma saan nagu asju teha, eks ole. Peale seda ei tule nagu enam peaaegu mitte midagi, et ehk siis ma pean kõik suured ja olulised asjad tegema ära selle järgmise 10 aastaga. Tegelikult ei pea ju. Peale 50 tuleb ka veel aastaid, et isegi peale 60 tuleb aastaid, et aga jah, et sa oled nagu kuskil ja ma olen ise täpselt samas kohas.
et see on täna see, kuidas ma saan aidata, ma tean, kuidas sul on võib-olla vajagi iseennast üles leida või siis sellised naised, kes on olnud ka, kes on saavutanud väga palju oma karjääris, kes on superkarjääri teinud, kellel on oskused, teadmised, kogemused, suurepärane haridus. Minu jaoks on haridus tegelikult ka oluline. Et aga, ja nüüd nad tahavad võib-olla, nad ei taha enam olla seal see ongi, nüüd nad tahavad teha võib-olla iseenda jaoks ka veel midagi, et olla võib-olla veel keegi peale selle, et ma olen selle või selle osakonna juht, eks ole, selle firma juht. Et kuidas seda siis teha? Kuidas sa leiad üles just nimelt need asjad, kuidas sa, jah, sul võib-olla sa ei ole pidanudki kunagi olema, sa ei olegi pidanud võib-olla kunagi tulema sinna inimeste ette rääkima. Sa ei tea üldse, kuidas ta teha. Et see on nagu see koht, kus ma saan aidata, sest ma olen kõike seda ise teinud, ma olen kõik selle ise läbi teinud. Ja see tulebki see sinu persoonibrändi selline nagu selline see särav pool, mis üks on see, et sa tead, sest sa oled läbi teinud, aga sa päriselt ka oled eeskuju selles mõttes nagu ehe näide sellest, et kõik on võimalik, et see saab särada 55+ ja siis sealt edasi sa kindlasti näitad, kuidas saab särada 65+ ja 75+. Ja see isegi, see ongi seotud selle nähtaval olemisega, et me näeme sind päriselt sellisena versus see, et sa oleksid häälkaadri taga, kes lihtsalt räägib mingit teooriat. Ja vaata, alati on nagu see koht ka, et me just ka paar nädalat tagasi sain kokku ühe väga ägeda coach'iga, kes on ka minuga ühe vanune, eks ole, ja siis me arutasimegi, et vaat see on see kogemus, see 30 aastat kogemust, et ta ütles ka, et tal oli täpselt sama lugu, et ta alguses mõtles, et kuidas ma kirjutan 30 aastat, kõik saavad aru, kui vana ma olen, eks ole. No jaa, aga siis sa saadki aru, et see 30 aastat ongi see sinu kogemus, mida ei ole ei 35-aastasel inimesel, ei ole sellel 40-aastasel inimesel. Et sa oled veel sellest ajast, kui arvuteidki ei olnud. Me oleme näinud seda, kui arvutid tulid. Just, me oleme näinud seda, kus arvutid tulid, eks ole. Jaa, äge. See on tõesti, see energia lihtsalt äge. Selle kohta ei olegi nagu minu arust paremat sõna. Aitäh, et sa oled siin iseendana siin säramas. Ja mul on tunne, et minu poolt on küsimused tänaseks küsitud. Kui sul endal nüüd selle peale veel ei tulnud midagi olulist, mis sa tahaksid jagada? Sest eetriruumi on. Aga vahel on nii, et on tunne, et nüüd on aeg maanduda. Ma mõtlen oma näiteks, kui ma ise alustasin ettevõtlusega või kui ma nüüd oligi see 6 aastat tagasi, kui ma võtsin ma andsin endale ühe lubaduse, et kui ma olin ise istunud, kui ma hakkasin kodulehti e-poodi tegema, kui ma olin ise istunud seal teise tooli peal, vaata, et tellija rollis. Ja siis on see, et sul on seal tulevad siuksed noored poisid, räägivad oma keelt, mitte midagi aru, eks ole. Ja siis ma andsin endale selle lubaduse, et ma räägin inimestega esiteks nii, et nad ei tunneks ennast halvasti, sest mina reaalselt tundsin ennast halvasti seal teisel peal laudast. Ma tundsin ennast lollina. Eks ju, ma usun, et sa täiesti tuttav tunne, eks ole. Et sa oled nagu nii loll, et kuidas sa ei saa aru, ei saa. Küsid uuesti, ta räägib sama juttu, et kas päriselt ka? No kuidas ma nüüd tõesti aru ei saa sellest? Et vaata, see on nüüd see koht, mida ei tasu karta. Mina andsin endale sel hetkel selle lubaduse. Kui mina räägin oma kliendiga, siis ma ei pane ennast oma klienti mitte kunagi ennast lollina tundma. Ja see on hästi oluline asi ja seda ma täpselt sama teema on ka selle sama ärijuhtimise ja kõikide nende asjadega. Et meis igas ühes on olemas nagu mingi oma kindel teadmiste, oskuste ja iga inimene tegelikult ta teab ilmselgelt seda, mida sina ei tea ka. Et nii kohtlegi inimesi. Üks ei ole teisest parem. Üks ei ole teisest parem. Nad on lihtsalt erinevad. Absoluutselt ja täpselt nii on ka selle hobitamisega ja äritegemisega, aga üks ei ole teisest parem. Üldse mitte. Lihtsalt küsimus on selles sinu eesmärgis. Mis on sinu eesmärk? Ja vastavalt sellele kas või see, millised on sinu unistused. Mida sa tahad? Mida sa tahad, et see ettevõtlus sinu jaoks oleks?
hobi või äri. Mõlemad on väga-väga okei. No vot. Ainult, et erinevaid asju tuleb teha. Nii et hea kuulaja, vaataja, kui sul tekkis küsimusi või hakkas mingi mõttepoeg liikuma, siis ma veel kord kutsun sind üles, et võid alati otsida Margiti üles, küsida lisa, leppida kokku kõne, mastermindi uksed on avatud, ootavad sind, nii et kui on äratundmine see, et jaa, nüüd siis on õige aeg valida, siis pole rohkem mõtet kahelda. Ja võib-olla ei ole ja siis võtta see lihtsalt siit kaasa see, mis sind kõnetas ja ülejäänu võid täie kergusega jätta sinna, kus ta on. Nii et suured tänud sulle, väga kihvt ruum on olnud meil sinuga. Ja aitäh sulle, Liisi, on tõesti olnud väga äge ruum. Et ma usun, et me kohtume veel ja võib-olla isegi teeme midagi koos. Selline tunde, et poeg tuli mul siia lõppu. No nii tore tundepoeg. Aga sina, armas kuulaja, vaataja, pane kanalile subscribe ka, sellepärast, et siis ma näen, et sa oled kohal ja sina saad alati esimesena teada, kui tuleb uus episood välja ja meie kohtume jälle siin või sealpool ekraani. Tšau! Aitäh, Liisi!